Ma elan tõesti oma kookonis, võib mõni öelda, ja mõni võib isegi seda nagu pahaks panna ja on nagu jah öeldudki, et sa elad ju omas maailmas, aga mis selles halba on? Kelle maailmas siis veel elada, kui mitte oma maailmas? Aga ma pean vaatama seda modelli. Aha, mitu jalga sul on, näita palun. Väga paljud kunstnikud ei suuda loomingut teha kodus või laste kõrval, aga temal on see eriline võime kuidagi seda kodust elu ja seda loominguelu nagu siduda. Möll käib, jaanipäev, kõik on seal jauravad ja siis temal tuleb mõte, valgus oli ja ta läheb maalib midagi. See on omamoodi mul selline põgenemine reaalsusest, kuna see on siuke müütiline, muinasjutuline maailm ka, kuhu ma sukeldunud. Ma mõtlen neid tegelasi ise välja, siis seal on hästi mõnus olla. Pole tõrna aimugi, kus vanemad on või et nad üldse vajalikud oleksid. Täiesti elasime mingit oma elu. Ja samas on nagu kogu aeg see turvatunne on nagu olemas olnud. Eks neil on ka ju olnud igasuguseid kriisimomente. Ma ikka mäletan, kuidas papa ükskord taldrikuid loopis köögis ja on olnud nagu rasked ajad. Vahest ei tule värvi kork lahti. See on ilmselge märk, et seda värvi ei ole vaja kasutada. Seda müüti ma olen nagu tahtnud ka murda oma eeskujuga, et kui sa näituse kunsti ainult näitusele teed, siis sa oled nagu, on see õige kunst, aga kui sa teed tellimustööd, siis see nagu ei ole õige. Üks maalimine kõik, kas maalid huuli või pilti, täpne käsi peab olema.